Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Põldmarja põõsas. Peppa on koos perega külas vanaemal ja vanaisal. Täna ma küpsetan õunapõldmarja purukooki. Teie vaprad maatõurijad peate mulle selleks õunu ja marju tooma. Just nii, Notsu vanama. Õunte jaoks on meil korvid. Ja põldmarjade jaoks ämbrid. Kõigepealt lihtsam osa. Õunad. Kõlab 3 minu suust, siis raputa puud. 1, 2, 3. Nüüd põldmarju korjama. Miks me ei võiks süüa lihtsalt õunapurukooki? Sest põldmarjad on ka maitsvad, Notsu vanaisa. Olgu siis, nüüd järgneb raskem osa. Vot see on juba üks mehine põldmarja põõsas. See põõsas on seisnud siin sellest ajast, kui mina olin veel väike põrsas. On üks igavene umbrohi. Oleksin pidanud selle juba aastaid tagasi välja kaevama. Vanaisa, miks see sulle ei meeldi? Ta justkui vahiks mind nii ähvardaval ilmel. Rumal jutt, vanaisa, see on kõigest üks süütu põõsas. Pealegi täis imekenasid põldmarju. Priidik märkas eriti mahlaseid põldmarju. Ettevaatust, Priidik, jääd veel põõsasse kinni. Mul on eriline kepp kaasas, et kaugemad marjad kätte saada. Kaval, vanaisa! Aga kõige paremad marjad on ikka kõige kõrgemal. Selleks on minul redel kaasas. Ära ainult liiga kaugele küünita, Notsu emme. Ole mureta, olen selle põõsa otsa roninud juba päris põrsapõlvest peale. Ja aga sa pole enam pisike põrsas. Küll ma ise tean, mis ma teen. Aeg. Notsu emme kukkus põldmarja põõsasse. Emme, kas sa ikka välja saad? Ei saa, ma jään kinni. Sa jäid okkalisse hetki kinni nagu okasroosike. Mida? Elas kord muiste üks tütarlaps, keda hüüti okasroosikeseks. Ühel päeval uinus ta magama ning okkaline kibuvitsahekk tema ümber kasvas mühinal, sest ta magas 100 aastat. Väga kena lugu, Peppa. Sealt tuleb lambatal Leenu. Tere, Peppa! Tere, Leenu! Minu emme on põldmarja põõsas kinni ja ta jääb sinna 100 aastaks. Nagu okasroosike. Ja lõpuks tuleb kaunis prints, kes teda suudleb ja ta ära päästab. Minu emmel on seiklus. Oleks minu emmel ka selliseid seiklusi. Kas keegi võiks ehk mõelda, kuidas mind siit välja aidata? Ole mureta, emme. 100 aasta pärast tuleb kaunis prints ja päästab suu ära. Mina olengi see kaunis prints. Notsu vanaisa, kas ma tohin laenata sinu hekikääre? Aga palun, vapper söör, Notsu issi. Tehke ruumi. Sulle, sa okkaline kibuvitsa hekk. Samu prints. Samu printsess. Te pidite ju sinna jääma 100 aastaks. Seal veedetud aeg oli niigi piisav, tänan väga. Emme on nüüd ise põldmarja põõsas. Ja mina arvasin, et säärased asjad juhtuvad ainult minuga. Püsi paigal, kuni me su tühjaks korjame. Viime nüüd õunad ja marjad Notsu vanaema kätte. Vanaema! Emmel oli seiklus. Ja siis kukkus emme põõsasse. Ta nägi täitsa tobe välja ja muudkui hüüdis appi, aidake. Ja siis tuli issi ja päästis ta ära. Loo lõpp. Tänan, Peppa. Me oleme seda lugu nüüd juba piisavalt palju kuulnud. Aga see on ju lõbus. Ma ei taha enam elu sees ühtki põldmarja näha. Kas isegi mitte põldmarja õuna purukoogis? Keele viib alla. Notsu emmele maitseb põldmarja õuna purukook. Kõigile maitseb põldmarja õuna purukook. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.